Saadet toetab Pahv. Pressisektor. Tere! Alustab Postimehe spordisaade Pressisektor. Nagu ikka, oleme eetris esmaspäeviti, et rääkida Eesti tippspordis toimuvatest asjadest. Ning kuna täna on tehtud väga tähtsaid otsuseid, on saatejuhtideks lisaks Jarmo Jaugomäele ja Ott Järvelale olümpiavõitja Gert Kanter, kes aitab neid otsuseid selgitada. Staar. Pressisektori nädala staariks on ülikooli derbi korvpallis. August Soku karikale mängitud matš TalTechi ja Tartu Ülikooli vahel lõppes sedapuhku Tartu 84-77 võiduga, aga ilmselt mitte keegi ei uskunud ega teadnud, et TalTechi spordihoonesse on korvpallimängu jaoks võimalik mahutada üle 2100 pealtvaataja. Gerd, olid ise ka koha peal, mis mulje kogu sellest nagu happeningist jäi? Me tuleme mängu juurde ka, aga räägime happeningist ka. No tegelikult väga võimas, et saalis sisenedes oli ikka selline tunne, et oleks ikka mingisugusel nagu ütleme siis seal Riias EM-turniiril, et kui hakkab Eesti koondis mängima, et see atmosfäär tegelikult juba, mis loodi sel kevadel, kui toimusid poolfinaalid nende samade kahe klubi vahel, et see on tegelikult ikkagi väga kiiduväärt ja nii siis ütleme Juulisoo Jüngrid kui siis 6 mees, et tegid ikkagi väga võimsa show ja selge see, et mäng oli ka ütleme derbi vääriline. Aga lisaks tahaks öelda, et tegelikult mõlemad ülikoolid selles mõttes panustavad ka väga paljuski, ütleme, meie sellisesse topeltkarjääri. Ja TalTechi võistkond ikkagi väga suuresti on moodustunud ikkagi ülikooli sportlastest, nii et igati kiiduväärt tegevus. Kas õhk ei saanud otsa saalis? Ma hakkan mõtlema, olles TalTechis käinud, et seal ei ole liiga palju seda kõrgust. Ei, no seal ütleme, et liikumisruumi ei olnud ja selles mõttes oli nagu väga palav küll, aga ma arvan, et see kogu see atmosfäär ja see meeleolu nagu kaalub selle üles. Et nagu, kui me räägime klubi korvpallis, et tegelikult mingit rahalisi tõuse ja asju meil siin tegelikult ei ole, me tammume ühe koha peal, siis see ülikoolide derbi on selline üks suur väärtus, mis on nagu viimastel aegadel tekkinud ja selle poolest nagu mõlemad pooled väärivad kõvasti kiitust ja et juba hooaja alguses esimeses mängus nii palju rahvast, enne vist oli 1700 pluss see rekord, nüüd 400 löödis üle, et okei, seal ilmselt rikuti igasuguseid turva ja neid nõudeid, et need kindlasti oludele ei vastanud, aga see atmosfäär oli igatahes võimas ja mul endal tuli meelde 2004 aasta märts, kevad oli see siis, kui mängisid seal TTÜ, A. Le Coq ja Tallinna Kalev, oli kuulus Rauno Pehka kellavise, mis viis siis TTÜ toona poolfinaali ja ma mäletan, et ma olin toona siis 10-aastane ja mina nagu mingid esimesed korvpallimälestused on sealt, et mina istusin otsajoone taga maas ja nüüd oli üle pika aega näha, kus inimesed maas istuvad otsajoone taga, et seda nagu tänapäeval enam korvpallis nii tihti ei näe, et see annab nagu sellise haimdus, et kui täis see saal nagu topiti lõpus. Ja, aga mille pealt see saal niivõrd palju täis tuli, oli ju ka see, et just nimelt, et see TalTechi enda kogukonnale, see mäng, see võistkond on hakanud väga selgelt korda minema. TalTech on teinud sellega sihikindlalt tööd. Meil käib ka võrkpallimängudel tegelikult rahvast ja on ka ju naiste võrkpalli naiskonnal, kui ma eksi, et neil on ka päris head publikunumbrid seal ikkagi. Et nad väga selgelt on ülikool hakanud seda võistkonda enda identiteedi osaks tegema. Ja Tartus vahepeal sellega oli veidikene nagu lappes, aga nüüd on seal ka asjad korras. Ja see kokkuvõttes see on nagu korvpallile ülivajalik meede, et kui ülikoolid võtavad korvpalli taas nagu endal südame asjaks. Igal juhul, sest kui me võtame seda number iseenesest 2000 pluss pealt vaatajat, siis ma arvan, et väga paljud mängud selliste numbritele ei tule ligi lähedalegi. Nii et see on otsene majanduslik mõju. Piletitulu on ka. Müüakse, ma ei tea, küüslagu leibasid ja õlut ka seal saalis on ju. See kõik ju tegelikult tekitab ka käivet. Ja kui me vaatame laiemalt, võib-olla siis varasemalt ütleme tõesti sellise esindusliku või eesrindliku kogukonna tööga on paistnud silma kindlasti Viimsi ja Rapla. Et ikkagi see mäng on nagu päeva osa, seal on erinevad rituaalid ja ma arvan, et tegelikult eriti võistkonna aladel siis fännide ja fännlusel on ikkagi väga suur roll kogu klubi spordil. Vaata, kui TTÜ staadion asemel tehti Raja jalgpallihall, siis oli osad heitjad, eelkõige vasarheitjad olid väga kurjad ja nemad ei saanud selle enam vasarat heita. Nad kolisid sinna siis TTÜ spordihoonest, ütleme, 200 meetrit läbi Männimetsa on üks vana kruusastatka, kus mina olen kunagi jalkatrennis käinud, ma olen lähedal üles kasvanud ja värki, nemad nüüd viskavad seal oma vasarat. Aga ma hakkasin mõtlema seda, et nüüd vaadates seda, mis nüüd toimus, et äkki TTÜ-l on vaja uut ja suuremat spordihoonet, et ilmselt see on kõige loogilisem koht, kuhu teha, et heitjatel on jälle jama majas.
ei, no ma tean, et TTÜ-l on selles, et TalTechil on väga suured plaanid ka nagu oma sporditaristut laiendada. Kas see täitub, seda näitab aeg, aga jah, tõesti, et heited on pikalt seal, ütleme, TalTechi taristul oma treeninguid teinud ja lihtsalt võib-olla tänasel hetkel ainsad, kes natuke kurdavad, on erinevad loomasõbrad, kes siis varasemalt sellel väljakul käisid oma loomi jalutamas, aga ma loodan, et leiame kõikidele spordialadele turvalised kohad, kus seda harrastada ja selge see, et kui nõudlus on, siis seda tuleb täita. Aivar Kuusmaa hoog jätkub. Tartu meeskonna peatreenerina ainult võidud tulevad. Eelmine nädal lisaks sellele TalTechi alistamisele ikkagi see Eurosarja võit FC Porto üle oli väga muljetavaldav võit. Ehk et Tartul asjad praegu ikka klapivad ja jooksevad. Jah, et see hoog, nagu millest me rääkime eelmises saadetes, et see nüüd sai sel nädal jälle kinnitust. See TalTechi mäng oli selline, et tegelikult Tartu läks sinna ikkagi väga suure soosikuna. Seal läks üsna nugade peale, aga Kuusmaa oli nagu pigem kogu mängu jooksul nagu üsna rahulik seal küljejoone ääres. Seal 4. veerandi keskel siuke väike närvine moment tekkis, aga nagu tundus, et päris enesekindlalt tunneb ennast nii Kuusmaa kui kogu võistkond, et okei, seal läks viimase minuti peale, aga et Tartu hoog näib ikkagi praegu päris hea. Ja? Kas see annab ikkagi lootust ka, et Eurosarja alagrupis on võimalik edasi pääseda? No, sest et oleme ausad, nad ei läinud Eurosarja edasipääsu otseselt nagu nõudega, erinevalt Kalev Cramost, kellelt me eeldame, et nad lähevad alagrupist edasi. See on pigem niimoodi nüüd kujunenud siis hooaja alguse käigus, et esimene kodumäng on käes, kodus 3 mängu ära võtta, kõik see annaks siis eeldus, et sealt edasipääsule mõelda ja ma ei näe põhjust, miks selle eest ei peaks mängima, et kui me oleme siin arutanud, et võib-olla see Tartu koosseis tundus alguses, et ei ole nagu päris kõik rollid täidetud või nagu väga tihedalt mehitatud, siis nüüd seda TalTechi mängu vaadates, siis seal Kuusmaa kasutas ka erinevaid viisikuid, kus vahepeal ei olnudki tsentrit väljakul, siis ei ole tsentriga, et tegelikult seal saab kasutada väga mitmekülgseid koosseise. Küsimus on see, kui sügav ta on, kui seal, ma ei tea, Bernard näiteks tagaliinis viga saab, mis siis saab, aga see on niisugune mustem stsenaarium, et praegu nende meeste, kes neil olemas on, paneme Rasmus Andri juurde, kes veel on vigastatud, et seal on päris palju sellist mitmekülgsust ja mitmekesisust. Gerd, võtame sul korvpallisõbra mütsi peast ära, paneme EOK asepresidendi mütsi pähe. Sa mainisid juba ka tegelikult seda topeltkarjääri asja, aga oleme ausad, tegelikult Eesti korvpallis on ju pikalt ja klubikorvpallis, ma pean silmas, on olnud ikkagi mõtteviis, et korvpallur, kui ta mängib meistriliigas, et ta peaks ikkagi teenima palka ja sellega ära elama, äkki isegi veidikene kõrvale panema. Topeltkarjääri variant, mida nii Tartu kui TalTech pakuvad, on ikkagi selgelt teistsugune mõtteviis, kus nõutakse sportlased panustamist 2 suunas, nii tippsportlasena kui ka üliõpilasena. Kuidas sa nüüd EOK asepresidendi vaatest seda olukorda näed, et miks see teie meelest on hea variant? Ma arvan, et seda paralleeli me väga kaugelt otsime, et kui me võtame ikkagi USA ülikooli mudeli, siis tegelikult seal on ikkagi väga selge akadeemiline mõõde. Et jah, võib-olla mingite pallimängurite puhul kohati tekib küsimus, et mis siis nende see akadeemiline võimekus on või palju nad sellel panustavad. Osadel NFL-i meestel ei ole. Jah, aga üldjoontes ütleme niimoodi, et vähemalt mis puudutab kergejõustiku poolt, mida ma tean nagu paremini, et seal on ikkagi väga selgelt, et kui sul akadeemiline võimekus kukub alla mingisuguse nivoo, siis tegelikult sul tekib igasugune keeld treenida koos meeskonnaga, võistkonnaga, et tegelikult ikkagi väga selgelt akadeemiline on kõige alus. Ja ma arvan, et tegelikult, kui me võtame noori inimesi, siis nad on võimekad. Jah, see nõuab ekstra planeerimist, distsipliini, järjepidevust, et võib-olla, et ma ei saa nii palju magada ja lebotada brennide vahel, aga ma arvan, see täpselt selline planeerimise küsimus ja tegelikult üks osa sellest ka sellise, ütleme, akadeemilise ja spordiidee ühildamisest on ikkagi selline natukene pikem nominaalaeg, et see nominaalaeg tehakse natukene pikemast, kui muidu on see 4 aastat, siis antakse võimalus teha seda 5 või 6 aastaga ja siis ongi see, et sa pead ise vaatama, et kus on sul need hetked, kus sa saad siis 100% pead spordile panema, aga paratamatult iga sportlase ju hooajas on hetki, kus siis on selline rahulikum periood ja kui see sisustada siis ikkagi sellise teadliku õppetööga, siis ma arvan, et see on pigem ikkagi võimalus. Aga kas on praegu teada ka palju neid üldse topeltkarjääri taotlevaid sportlasi ülikoolide peale kokku on ja mis võiks olla see perspektiiv? Perspektiiv on selline, et tegelikult tänane reaalsus on see, et Tartu Ülikool pakub siis sellist 10 akadeemilist kohta sportlastele ja TalTech siis 20, aga me oleme tänasel hetkel vähemalt EOK vaates teinud sellise ambitsioonika plaani, et see võiks kasvada kuskil kuni 150 sportlaseni. 500%. Aga selles mõttes me vaatamegi laiemalt, et ühtepidi siis olümpiasportlased, teistpidi näiteks palju mängida sportlased, et tegelikult seda, ma arvan, vajadust on palju, aga ma arvan, see on igal juhul meede, mis selles mõttes
kindlustab nendele sportlastele ka selle tuleviku. Et väga tihti me teame, et kui on mingil hetkel sportlaste jäetud kõrvale ja nüüd sa siis ütleme, ma ei tea, 30 pluss vanuses hakkad seda tavaellu sukelduma ja tegelikult sul haridust ei ole. Kui me räägime isegi sellisest treeneritööst või agenditööst, siis tegelikult ka see nõuab teadmisi ja haridust. Nii et igal juhul selline akadeemiailise asja ühildamine spordiga igati teretulnud ja maailmas tegelikult tänasel hetkel väga suur teema. Krahh. Pressisektori nädala krahhiks oleme valinud segaduse, mille on tekitanud Paide Flora jalgpallimängul juhtunu, sellepärast, et oleme ausad, ka spordiajakirjanikele meil meeldiks enamasti, et kui mängu järel saaks rääkida sportlaste tegemistest ja sellest, mis juhtus väljakul, aga praegu on teemaks kohtunike töö. Minult võttis see täna öösel 3 unetundi, ma võin öelda. nii et seal oli palju segadust ja tegelikult praegu, kui võiks rääkida põnevast Flora Levadia tiitlivõitlusest, räägitakse kohtunikest. See tegelikult ei ole kunagi tore. Küsige, nüüd võite küsima hakata, ma hakkan vastama. ma arvan, et siin ütleme, mitte ainult sulle ei röövinud unetunde, vaid nii mõnedki Paide mehelt ka kindlasti, et pärast mängu ei tule uni ikka, mis kellelgi järgi. Mis me räägime, on see siis palju räägitud ilmselt, mida kõik meie vaatajad on ka näinud, on see siis suluseis olukord, mis seal viimastel minutitel Paides juhtus, et küsimus on siis, kas oli suluseis või ei ole, aga lõpuks on vist nagu põhiküsimus nagu see või põhiprobleem see, et miks väljaku kohtunik või siis joonekohtunik selle lipu sealt ääre pealt tõstis, et see taust on siis see, et nagu varr ei saa nagu otsust muuta, kui neil pole 100% tõestust, aga miks siis see lipukohtunik tõstis selle lipu üles, kui eeldatavalt Alge ei olnud ka 100% kindlusti. Ma arvan, et abikohtunikul just nimelt oli. Et tema vaatab, mõtleme nüüd, et abikohtunik vaatas sealt samalt poolt, kus on kaamera. Ja lähem mängija oli siis ründaja. Ja kui ründaja tagant kaitsja ei paista, siis on abikohtuniku peas loogiline mõte on see, et suluseis järelikult, sest siis on ta eespool. Nüüd küsimus on selles, kas see abikohtuniku positsiooni valik, kas see oli õige? Kas ta oli täpselt õige ristnurga või risti väljakuga ja vaatas nagu täpselt seda suluseisu joont, nagu ta peab. Kui ta oli natukene valesti, siis võis see diagonaal minna, tal on ju lappesse. Minu meelest korduste põhjal on näha. Väga piiripealne otsus. Ma arvan, et pigem pigem ei olnud suluseis, kui oli, aga varril ei olnud võimalik ümber muuta abikohtuniku otsust. Ja nüüd ütled seda, et kas abikohtunik peaks jätma varrile siis väga selge juhis, nii mitte ainult Eestis, maailmas ka abikohtunikul on. Ei tohi jätta seda, et ei tohi teha nii, et las varr vaatab, vaid otsus tuleb võtta ikkagi vastu niimoodi, nagu varri ei oleks, enda sisetunde põhjal ja siis sellest lähtutakse. Aga nagu natuke guugeldades siis ikkagi ilmnes, et FIFA poolt vist ka nagu oli see juhis, kui varr tuli, et on siis delayed flag või see, et sa nagu viivitad. Ja, aga see oligi. Ja sellepärast, et lipp tõsteti pärast seda, kui olukord oli raugenud. Kui palju oli väravast, siis tuli lipp püsti. Seda tehaksegi, et ta fikseerib suluseisu ära enda peas, aga mängijatele annab märku lipu tõstmisega siis, kui olukord on möödas ja tema lipu tõstmine enam ei mõjuta mängu. See on see delayed flag. Aga kas ta nagu natuke sinna kategooriasse ka ei lähe, mida me oleme ka siin korvpalli puhul rääkinud, et las siis pigem mängijad otsustavad selle mängu saatuse, mitte kohtunikud? No samamoodi, et kas me siis lisaminutitel penalteid ei tohi anda? Ma ei tea, räägitakse ikka, et ärge liiga pehmelt andke, ärge andke liiga pehmelt vigu viimasel 2 minutil nii NFL-is, korvpallis kui igal pool näiteks. No jah, minu meelest on see, et see on niivõrd hall ala, tähendab, vaata jalgpallis on seda halli ala omajagu, kus ei saa öelda, et üks oli õige või teine oli õige. Ja praegu ilmselgelt Paide tunneb, et neile tehti liiga, täiesti loomulik, loogiline, mõeldes, mis oli see panus praegu, nad ilmselt jäävad eurosarja kohast ilma tänu sellele. Aga samas, vaadates seda mängu jällegi tervikuna, siis tehti Paide kasuks ka mingeid otsuseid. Ma vaatan 4 päeva varem toimunud Paide Levadia mängu, kus Paidel kohtunikega ikka väga vedas on ju. Et eks ta nii käib. No pigem ma nagu toetaks seda korvpalli paralleeli, et tegelikult korvpallis ju ongi see, et kui me vaatame, on see siis NBA või Euroliiga, et ikkagi need viimaste minutite otsused ikkagi ka kohtunikule endal on võimalus seda kaamerat vaadata. Ja ma arvan, et kui me eriti räägime lisaminutitest ja olulistest mängudest, siis see on võib-olla ka selline mängu planeerimise faas, et kus me ikkagi siis kohtuniku brigaadiga võtame ka mingid teatavad seisukohad, sest et nagu jalgpalli me teame.
kohtunikel. Seda kindlasti, seda ma ei vaidle, aga teisalt on tõesti see, et mitte nagu me tahaksime ju, et kuna jalgpallis ikkagi selle värava löömine on ikkagi väga keeruline protseduur, siis seda nagu mis iganes minutiga tagasi ei löö ja pigem tahaks ikkagi nii, et kui see otsus on, et siis vaatame selle siis frame by frame ja saame aru, et kas on või ei ole. Ja, aga praegu on see häda, et VAR vaatas olukord üle, aga lihtsalt see VAR-i versioon, mis meil Eestis on, selle põhjal ei olegi võimalik lõplikult seda selgeks teha. Selle jaoks oleks vaja seda poolautomaatset sulusõidutehnoloogiat, mis on meistrite liigas, see on jaburalt kallis, seda pole nagu mõtet. No et sina ise oled olnud see, ütleme VAR-i, ma ei tea, vihkaja, ma ei ole palju öelda, aga sa oled seda nimetanud ikkagi suhteliselt mõttetuks, et kas ei, ma olen nimetanud seda, et Eesti Premium liigasse mul on tunne, VAR-i pole vaja, sest Eesti kohtunikud ei saa selle kasutamise kenasti hakkama. Ma olen seda öelnud. Jah, aga ma tean, et seda võitlust ma ei võida, oleme ausad, see on nagu väga selgelt on tulnud igalt poolt, et VAR jääb, aga asi, mida tasuks teha. Ma käisin septembri lõpus, käisin vaatamas Riias Läti 2 parema jalgpalliklubi mängu RFS, FC Riga. Mängiti ka esikoha peale suhteliselt 6 punktile vahet, väga tähtis mäng, vilistas Poola kohtunik. Et ma ei ütle, kõiki neid tippmänge peaks tooma välismaa kohtunikke, aga eriti olukorras, kui Eesti enda kohtunikud on mingid mängud tuksi keeranud, sa võid seal peasekretäriga vestelda. Mitte tema oleks konkreetselt, aga kohtunike teemadest saate kontoris rääkida. Kuidas öelda, meenutada, et on ka teine variant, et Eestis on seda teadlikult täiesti välditud, jalgpalliit on seda vältinud, minu meelest seda tasuks aeg-ajalt nüüd rakendada, et järgmine hooaeg ka mõni tippmäng ja tuleb kas Soome kohtunik või tuleb Leedu kohtunik või tuleb Rootsi kohtunik, et sellest ei juhtu midagi. Ja sellel ma ei vaidle vastu, kindlasti see teatav mitteobjektiivsus kindlasti kohtunike töös on, aga kui me võib-olla vaatame seda VAR-i nagu temaatikat laiemalt, siis tegelikult ma arvan, et see VAR ikkagi peaks olema see, mis kaitseb lõpuks sellist kohtuniku tööd. Sest kui me võtame seda, et nagu siin täna tõid ka juba mitu asja, kuhu see võib ütleme siis viia siis näiteks Paide saatuse, et tegelikult mängus on miljonid ja võimalused, et sellepärast, et me tegelikult ei tahaks anda sellele kohtunikule selles mõttes sellist staatust, et paratamatult kõik on inimesed ja inimesed kipuvad eksima, et tehnoloogia võiks olla see, mis võiks aidata neid vigu korrigeerida. Jah, aga siin meistrite liigas võtame, mis oli paar aastat tagasi poolfinaalis, Simon Marciniak, mees, kes oli MM-finaali vilistanud asja ja pani totaalse kala maha ja võttis Müncheni Bayernilt ära värava, millega nad oleks võinud meistrite liiga finaali jõuda. Igal tasemel juhtub. Jah, ma sisulise poole pealt rääkides tegelikult ongi tiitlivõitlus silmas pidades, Floral pole vahet, kas nad said punkti või 0 punkti, põhimõtteliselt sisulist vahet ei ole, aga Paide jaoks on ikkagi väga suur vahe, kas sealt oli nüüd 1 punkt või 3 punkti, et Kaljuga nüüd on 4 vahet, muidu oleks olnud siis 2. Saaks enda kätte saanud kõik asjad. Tähtis teema. Eesti suusaspordi hooaeg avati pühapäeval, kui Tormis Laine saavutas maailmakarika etapil 23. koha, aga kõikidest suusaaladest me veel talve jooksul jõuame väga palju rääkida. Praegu aga räägime rahvusvahelise suusaspordi ühest põhimõttelisest otsusest, mis eelmisel nädalavahetusel Eestis väga palju kõlapinda leidis. Nimelt rahvusvahelise suusaliidu juhatus otsustas, et Venemaa ja Valgevene sportlasi ei lubata tagasi rahvusvahelisele areenile. Oleme ausad, otsus oli mõnevõrra üllatuslik, selle mõttes küll meile nagu sobib ja meeldib, aga ikkagi üllatuslik, sellepärast, et rahvusvahelise suusaliidu president Johan Elias oli väga selgelt seisukohal ja võitles selle eest, et otsus oleks vastupidine ja Venemaa Valgevene sportlased pääseksid tagasi. Gerd, sa oled ju ka spordipoliitikas tegev olnud ja oled. Kas sa olid ka üllatunud, et läks niipidi? Jah, selles mõttes kindlasti meeldivalt üllatunud, selge see, et tänasel hetkel, kui me vaatame ju ka erinevaid, ütleme siis selliseid roki kommentaare, siis me tegelikult ju juba Toomas Pachi aegadest ikkagi oleme tunnetanud sellist väga selget venelaste soosingut. Aga õnneks ikkagi me näeme, et on see siis erinevate võib-olla Põhjamaade selline tugev lobitöö või siis ikkagi, et õiglus saab jalule. Eks seal ole see, et rahvusvahelises suusaliidus Põhjamaade sõna maksab. Et see on üks väheseid spordialasid maailmas, kus Põhjamaade sõna tõesti väga palju maksab. Sellepärast, et kui Norra, Soome, Rootsi ütlevad, et kuulge, et meile ei sobi, et siis murdmaasuutamist enam ei ole.
tegelikult. Ja, et aga no, ütleme niimoodi, et väga selles mõttes positiivne otsus ja tegelikult väga selge sõnum ka võib-olla siis teistele alaliitudele, rahvusvahelistele, kus siis võib-olla täna selgelt me näeme, et ikkagi Venemaa sportlased ja Valgevene sportlased ikkagi trügivad areenile, trügivad sinna ikkagi juba oma lippudega. Nii et selles mõttes on ikkagi väga hea, et enne sellist suurt sündmust, mis järgmine siis siin kevad toimumus on, taliolümpia, et ikkagi vähemalt üks selline konkreetne suur alaliit on teinud sellise otsuse ja see annab võib-olla teistele ka julgust. No Gert, sina oled seal spordipoliitikas sees, et kuidas need Venemaa toetajad, venelased ise nagu ennast sinna mängu sisse tahavad suruda, et mis need argumendid on, kui aktiivselt see nii-öelda töö käib, et kuidas see nüüd taustal see asi käib? No eks ta suuresti on ikkagi ju mäng käib raha peale, et väga paljud ju ütleme rahvusvaheliste alaliitude, kas siis endised juhid on ikkagi seotud väga selgelt nende riikide rahadega. Et esimesena tuleb siin meelde näiteks ju Vehklemisliidu president on ju, kes oli ikkagi oligarh Venemaalt. Et selles mõttes, et selge see, et ikkagi raha on see, mis seal taustal räägib ja kui sellel tulemusel ikkagi siis ka rahvusvaheline alaliit ise jääb ilma mingitest väga suurtest sponsorrahadest, siis selge see, et nad kuskil taustal tahaksid ikkagi selle ukse kuidagi poetada ja need rahad endale koju tuua. Aga ikkagi teeb rõõmu see, et kuskil õiglus valitseb ja et ei ole ainult, et raha otsustab. No pretsedent või ütleme selline harukordne pretsedent oli see juhtum ikkagi põhjusel, et üldiselt rahvusvahelised spordiorganisatsioonides, kui see president, kes on saanud mandaadi ja Eliashi mandaat rahvusvahelise suusaliidu juhina on väga tugev, ta on selle väga kindlalt valimised võitnud. Et kui ta on saanud mandaadi ja ta midagi väga tahab, siis üldiselt see president oma tahtmisega saab. Oleme ausad, enamasti spordiorganisatsioonides see niimoodi käib. Ja see on ka täitsa loogiline, sest et enamasti spordiametnikud või need, kes sporti juhivad, nad tahavad keskenduda spordi juhtimisele, mitte mingitele vaidlustele. Aga et praegu Elias lüüa sai, see on ikkagi väga harukordne juhus. Ja, aga ma arvan, et see näitab sellist väärtuste põhist, ütleme siis dilemmat. Ja selge see, et ükskõik mingil muul hetkel kindlasti arvatavasti tema selline ettepanek oleks läinud läbi, aga tänasel hetkel ikkagi õnneks väärtused said võidu. Natuke juhatuse nimekirja vaadates ka, siis seal oli päris palju Skandinaaviat, Kesk-Euroopa, et okei, seal on üle maailma esindatud, aga võib-olla selliseid otseseid nagu Venemaa toetajaid see ongi, et ma ei tea, Bulgaaria näiteks võib-olla üks esindaja seal oli. Austriat ma nüüd liiga palju Venemaa vastaseks ei peaks igaks juhuks, arvestades, kuidas seal on asjad olnud. Aga jah, ja samas ma usun, et kindlasti me ei saa alahinnata ka meie enda suusaliidu peasekretäri tööd selles mõttes, et ma arvan, et kõik meie inimesed, kes vähegi kuskil rahvusvaheliste organisatsioonide juhatustes ja komisjonides on, siis selge see, et nad ikkagi selle nimel igapäevselt toimetavad, et selliseid asju ära hoida. Rahvusvahelise suusaliidu otsus tähendab nüüd ühtlasi ka seda, et tegelikult paralümpiamängudel ikkagi Venemaa ja Valgevene sportlasi ei ole. Kuigi rahvusvaheline paralümpiakomitee nad sinna lubas, siis need spordialad, mis üldse paralümpiakavas on, mitte ükski neist omakorda venelasi ei luba, mis tähendab, et neid paralümpial ei ole. Ja mõeldes Milano Cortina mängudele, siis on 2 spordialaliitu, kes on lubanud Venemaa Valgevene sportlastel neutraalselt võistleda. See on uisuliit 1, ehk et nad on olemas nii kiirusutamises, iluusutamises, ilmselt ka lühirajas, ma ei tea, kas keegi saab peale. Ja siis on see uus ühekordselt kavas olev see ski mountaineering, mis on, ma ei tea, mägimatka suusatamine, kuidas seda eesti keeles nimetada. Et nendes asjades, ehk et ma arvan, kokkuvõttes olukord on suhteliselt sarnane Pariisile, kus venelased, valgevenelased olid, aga ega neid seal tähele tegelikult ei pandud kuidagi. Ma ei tea, sa nägid mõnda? Pigem mitte. Telekas ei paistnud silma tegelikult. Ei paistnud. No, et uisutamine on venelaste ala, eriti see naiste ilu uisutamine, aga suured alad... Neil on üks sõitja seekord igal pool. Aga suured alad on ju, ma ei tea, hoki ja suusatamine, näiteks seal neid ei ole ja seal need pilte ei saaks, siis jah, me ilmselt ei märka neid eriti. Ja see on väga selges ikkagi selline, ütleme siis, löök nende rahvusliku identiteedi pihta, et need on ikkagi nende paraalalad. Jah, just. Tähtis teema. Järgmise tähtsa teemana võtame ette kergejõustiku. Sobival moel Gerd on meil stuudios ka kergejõustiku teemasid rääkimas. Aga lähtepunktiks on tõik, et Magnus Kirt on asunud Soome parim odaviskaja Oliver Helanderi treenerina tööle ja tegemist on tegelikult juba siis nüüd ikkagi teise Eesti treeneriga, kes töötab Soome tippkergejõustiklasega, sest Erki Nool on nüüd varsti pea aasta aega teinud koostööd Saga Vannineniga ja edukalt. Kevadel võideti ju sisetiitlivõistlustelt medalid, Soome rekord ja kogu muusika sinna juurde. Gerd, sul on ka mõni soomlane kuskil juba
ootamas. Et siin on nagu ametivendudel, ma vaatan, on nagu populaarne see töö. Jah, olen ühte siis nende noort kettaheitjat Anti Brännit olen siin mõne aasta jooksul selles mõttes aidanud, et otsis mind ka ise ülesse, et tal on ka sellised Eesti sidemed, et ema on pärit Eestist, Saaremaalt. Aga ma arvan, et selles mõttes, et see on väga loomulik selline areng, et meil on tegelikult know-how'd, meil on tegijaid selles mõttes, kes on ise sportlasena häid tulemusi teinud, kes on ka treenerimaastikul ikkagi juba ühtest korda saatnud ja selge see, et selline treeneri vahetus on, ma arvan, spordis loomulik protsess, et kui sa oled kuhugi jõudnud ja saad aru, et okei, see mind ei vii edasi, siis miks mitte pöörata nagu nägu siia kuskile lähedale naabrit. Ma mõtlen huvitav, et kui Jukka Toier tuli siia tööle, siis oli, oleme ausad, Eestis korvpallis oli ikka mõned, kes ei suutnud seda alla neelata, mis mõttes soomlane tuleb meile korvpalli õpetama. Aga nüüd läheb eestlane soomlastele odaviselt õpetama. Kõige Soome kõige tähtsam kergejõustikala, ma arvan, odavise. Pikama jooks ajalooliselt, aga viimasel tegelikult kõik odavise, kõik Seppo Rädud ja kõik, kes, mis Tero Pitkamägi, et neil on nagu väga sümboolne ala see olnud. Aga Eesti kergejõustiku maine vist Soomes ongi kõrge. Ja, ma arvan, et ühtepidi, et kindlasti meil on läbi aastate olnud väga selline tugev suhe ja ma arvan, et jah, ütleme, et ühtegi sellist võib-olla Soome kergejõustiku treenerid siin võib-olla viimasel aastal väga palju pole meie, ütleme, tegemisi mõjutanud, aga ma arvan, et meie treenerid on väga tihti olnud ikkagi kuskil taustal erinevad inimesi nagu nõustanud ja aidanud. Ja see, et tänasel hetkel meie võib-olla 2 tugevat tegijat, Erki Nool ja Magnus Kirt on saanud selged koostööpakkumised Soomest on minu meelest igati loomulik. Tegelikult me ei räägi ju mingisugustest suvalistest sportlastest ka, vaid kui me nagu natuke siit vaadata, kes seal Soome kergejõustiku tipus on, siis võib-olla see, ütleme, et Vanninen ja Murto ongi kõige tuntumad, kõige suuremad staarid. Üks neist on siis nüüd Noole käes ja sealt edasi tulebki juba siis Helander, võib-olla Edela-Talu on siit ühe tiitlivõistlusmedali võitnud. Siin on veel mõned sportlased, aga siis ma ei tea, Eesti, ütleme, 2 treeneri käes on siis mingi top 6-7 2 sportlast Soomest, et see on tegelikult ülikõva sõna ja Kirdiga natuke rääkides ka, siis ta ütles, et see austus on nii-öelda vastastikune, et neid austatakse Soomes, meid siinpool ja nagu mõlemat pidi käib see asi ja see, et annab nagu selles mõttes, see paneb nii Noolele kui Kirdile päris suure vastutuse ka, sellepärast et nii Vannineni kui Selanderi puhul me räägime ikkagi sellest, et mõlemad tahaks Los Angeleses medalit võita lõpuks ja siis kõik, mis sinna tee peale jääb ka põhimõtteliselt. Ja mõeldes üldse Soome ja Eesti treeneri koostööl, siis ma hakkasin praegu mõtlema, tegelikult on ka muudel aladel väga häid näiteid. Praegu ju Eesti maadluskoondise peatreener Soomest, Eesti käsipallimeeskonna peatreener on Soomest, Eesti U21 jalgpallimeeskonna peatreener ja jalkaliidu, ütleme, sellise metoodika arendaja on Soomest Janis Arajärvi. Ehk et need Eesti-Soome vahelised kontaktid on selgelt näiteks tihedama kui Eesti ja Läti vahelised, aga ilmselt eks see ole ka loomulik, et meil iseloomud ikkagi klapivad, see sugulasrahvaste värk, et võib nagu nalja teha, aga tegelikult see, et meelelaad on sarnane, see ilmselt aitab väga palju ka koostööle kaasa, kui ikkagi treener ja sportlane ja kogu see kogukond ka seal ümberringi, on lihtsam teineteist mõista, ka näiteks keeleliselt, kus juures. Et Erki Nool räägib puhas soome keelt. Ja Erki räägib vabalt soome keelt, et Magnuse osas ma selles kahtlen. Nii ka Lõuna-Eestist pärit vaata. Ja, võib-olla see lihtsalt see Soome televisioon ei levinud. Aga ma arvan selles mõttes, et väga head tähelepanekud, et ikkagi see kultuuriline sarnasus kindlasti meil soomlastega on oluliselt suurem ja just ka see inimtüübi küsimus tegelikult lõpuks treeneri ja sportlase rollis mängib ikkagi väga sellist fundamentaalset rolli. Nii et ma arvan, et see, et vägisi ei saa koostööd peale panna ju. Kindlasti mitte ja täpselt see, et see inimtüübi asi, et me oleme ikkagi sellised võib-olla rahulikud, sellised natuke endasse tõmbunud, et ka seda mõista selles mõttes, ma arvan, me oleme oluliselt üksteisel lähemad kui siis me lätlastega. Vaadates Saga Vannineni ja Erki Noole koostöödünaamikat, et mõeldes nüüd tagasi Tokyo maailmameistrivõistlustele, kus Vanninenil võistlus ei läinud nii, nagu ta oleks tahtnud, siis tegelikult mõlemad olid seal ju seejärel sellise äkilise ütlemisega natukene. Oleme ausad, reljeefselt ütles nii Erki, aga ütles ka Vanninen enda esituse kohta. Ehk et seal on ka paistab, et vaata, et see mõttelaad nagu hoolealusel ja treeneril oli ka paistis nagu samasugune olevat. Ja, ma arvan, et lõpuks ju see ongi selle koostöö mõte, et kui ma võtan endale treeneri ja ma tegelikult tema siis metoodikas või sellises nagu tegevuses kahtlen, siis on ju selge see, et sealt nagu jätkusammu ei ole. Aga kui asju nähakse sarnaselt, siis igal juhul see viitab sellele, et mis iganes asjad valesti läksid, siis sellest on ühiselt aru saadud ja seal tehakse korrektuur. Treener saa olla see jahmees. Kindlasti mitte, et ega siis ütleme, et ikkagi, kui me räägime nagu professionaalsest sportlasest, kes on juba ikkagi maailma tasemel, siis ei ole selline koostöösuhe, kus siis on nagu ülevalt alla. Et see on ikkagi väga selgelt selline koostöö, arutelu, selge see, et treener esitab siis sellise nagu plaani
ja tegevuskava ja siis sportlane saab sinna oma mõtteid juurde pikkida. Aga näiteks kui sul oli Kristjan Tšehhiga koostöö oli, et siis käiski niimoodi, et põrgatasite mõtteid teineteisele. Kas see oli nagu siis ütleme üks töömeetod või? See oli töömeetod, aga võib-olla mina julgen lihtsalt öelda, et ma olin nagu selles mõttes võib-olla ootasin, et sportlane lihtsalt võtab veel rohkemat vastutust, et aga lihtsalt tundus, et selles koostöös oleks pidanud rohkem siis olema see määraja. Odaviske traditsioone Soomes nii-öelda mainisime, Gert, samas kettaheiteid väga palju ei ole Soomes tund, kui üldse, et ma ei tea, Franz Krugeri nimi tuleb meelde, aga tema polnud ka nagu päris soomlane, et miks seal ketast ei osata heita siis? No ma arvan, et seal on ikkagi selline, ütleme siis nende säravamad tulemused on ikkagi siis odaviskest ja kuulitõukest. Ja muidugi vasaras, et täna ütleme siis kindlasti ka nende ikkagi tulevik on seotud väga selgelt ka naiste vasareite, kus neil on tugevad tegijad olemas. Aga jah, et ma arvan, et lihtsalt see, ütleme siis, kui sul on ikkagi väga selged paraadalad, siis ka noored selle järgi joonduvad, et ma arvan, et ei ole soomlast, kes ei ole odaviset proovinud või palliviset proovinud, et kindlasti ja need ikkagi need iidolid eeskujud natukene laste valikuid suunavad ja kuna neil sellist tõesti võib-olla väga eredat kettaheite tähte pole olnud, et siis võib-olla tänu sellele ka ei ole neil niisugust traditsiooni, et aga ütleme niimoodi, et enne Franzi oli Timo Tomburi, kes ikkagi omaette vähemalt tiitlivõistlustel sinna lõppvõistlusele jõudis ja sinna 70 meetri alla ka oma rekordi keerutas. Nii, ning saate viimane teema on nüüd käes ja see on nüüd siis see teema, mille jaoks me Gerdi tegelikult stuudiosse kutsusime, kuigi kõik eelnevad jutud olid ka väga huvitavad ja head, aga sina juhid EOK asepresidendina tippspordikomisjoni, mis otsustab siis ära need kategooriad ja toetused, mida Eesti sportlastel olümpiakomitee poolt makstakse. Kui A ja B kategooria on ikkagi päris rangelt paigas tulemustest sõltuvad, et kui on konkreetne kriteerium täidetud, siis vastav toetus tuleb. Siis see C-kategooria ja noorte sportlaste toetused on need, mis igal aastal tekitavad, kütavad kirgi, oleme ausad. Ja kuna täna hommikul kell 11 tulid siis suvealade sportlasi järgnevaks aastaks puudutavad otsused välja, siis sellepärast sa meil siin täna stuudios oledki. Kui pikk see protsess oli, et ta selle nimekirjaga, kus on circa 40 sportlast, kuivõrd pikalt kogu see protsessi aega võttis, et see nimekiri paika saada? No tegelikult on niimoodi, et protsess iseenesest on selline, et kõigepealt siis me küsime selgelt alaliitudelt sisendi, kus siis on nende ettepanekud, kui on ka varasemad tähesportlased või siis potentsiaalsed sportlased, kes siis taotlevad toetuse peale saamist, siis nad ikkagi vastavad väga selgelt oma selliste võib-olla eelmise 2 aasta tegemistest, piiluvad siis tulevikku, millised on eesmärgid, millised on meeskonnad, milline on ka see tegevusplaan, milline on eelarve. Kui kvaliteetsed tegevusplaanid on, mis teile esitatakse? Kindlasti alaliitude puhul on need asjad erinevad. Ja ütleme niimoodi, et kuna siis selline esitamistähtaeg on, ütleme siis enne komisjoni kogunemist ikkagi selline kuskil 2 nädalat varem, siis kui me näeme selliseid võib-olla puudujääke, siis me teeme ka selliseid personaalseid lisaküsimisi, et siis täpsustada, et tegelikult kui nad juba siis tulevad oma alaliidu, kas siis spordidirektor või peasekretäriga meie komisjoni ette, et siis tegelikult me oleme sellistele ütleme sügavamatele küsimustele saanud ikkagi sellise taustainformatsiooni, et ja tegelikult kõik komisjoni liikmed ikkagi töötavad need ankeedid läbi, et meil on ikkagi väga selgelt nagu olemas selline data, mis siis puudutab nende tegemisi, puudutab nendega sellist analüüsi ja väga tihti selles analüüsis on tegelikult väga palju olulisi selliseid, ütleme siis informatsiooni, mis tegelikult ka võib seda otsust mõjutada, et on see taustameeskond, on see tõesti, et kes siis seda sportlast järgmisel perioodil saadavad, ümbritsevad, et need on tegelikult ikkagi päris olulised. Aga kui me räägime sellest, ütleme, et see kriteeriumist täiesti niimoodi eraldi, siis tegelikult see baas arusaam või meie ütleme siis põhimõte on see, et tegelikult see kategooria on selline vaheaste, et jõuda siis A või B toetuse peale. Et ta ei ole humanitaarabi?
ta ei ole humanitaarabi selles mõttes, et... See kõlas halvasti, aga no tegelikult see, et ole tubli, anname see, et seda ma saan aru, olümpiakomitee on nüüd tahtnud vältida. No pigem mitte, selge see, et vahel, kui meil on võimalusi ja meil on selles mõttes sportlasi, kes on siin kas võib-olla osalenud olümpiamängudel värskelt, et selge see, et me oleme neid ka võib-olla selle eest natuke premeerinud. Et ühtepidi ju me tahame ka, et meil olümpiakoondises inimesi on, et me ei taha sinna minna ainult 5 medali pretendendiga, et seal on ikkagi oluline, et seal on ka see... Ütleme need inimesed, kes võib-olla siis kas järgmisel või ülejärgmisel olümpial teevad tulemusi. Aga ütleme siis selline baasolemus selle C-kriteeriumi all on ikkagi see, et Euroopa top 10, siis tiitlivõistlustel MM-i top 20. Et tegelikult sellel on kõige suurem osakaal nende määramisel ja kõik sellised, ütleme siis lisaasjad, mida nad seal võib-olla välja toovad, mis on siis nende selline isiklik areng, nende enda mingisugune ranking, et need kindlasti toetavad seda. Aga ikkagi baasfundamentaalne asi on ikkagi see EM top 10, MM top 20. Aga kas alaliidud tulevad teie poole ikkagi nagu sellise adekvaatse kavaga või sinna pannakse ikkagi pigem rohkem nimesid kui vähem? No selles mõttes, eks me oleme neid ju aastate pikku, ütleme siis tippspordikomisjon on kindlasti seda ütleme siis alaliitega selles osas harinud ja ega no ütleme siis niisama keegi kalastama ei tule. Et kui ikkagi tullakse ikkagi väga selge sellise prioriteetse nimekirjaga, et isegi kui need sportlased, kes siis otseselt võib-olla selle C-le nagu üks-ühele ei vasta, siis ka seal on ikkagi alaliitude selline pingerida, et kui me peame siis võib-olla kuskil kaaluma, et kes on see sportlane, kelle me siis võib-olla sealt siis välja valime, et meil on ikkagi väga selge, ütleme alaliidu enda eelistus, et me ei eelistaks võib-olla alaliidu enda vaatest näiteks 3. inimest, kes selles nimekirjas on versus esimene. Aga kuidas te selle, ütleme, komisjoni siseselt selle otsuse teete, kas käib nii-öelda käe tõstmise, et tema nüüd saab ja tema ei saa või kuidas see arutelu teil seal lahti hargneb? Kui kirglikuks läheb? Ei, no kindlasti läheb kirglikuks, et ega ütleme niimoodi, et ju komisjoni liikmetel on ju väga erinev selles mõttes ekspertiisi taust, et kes on, ütleme siis teadlase taustaga, näiteks Jarek Mäestu, kes on Tartu Ülikoolist või siis, ma ei tea, Kristiina ja Assar, kes on siis, ütleme, ühtepidi väga selgelt talispordi kompetentsiga, või siis ütleme Tõnu Tõniste, kes on, ütleme, olnud ise komisjoni juht, pikaaegine komisjoni liige, omab tegelikult väga pikka sellist nagu ajaloolist mälu ja ka tegelikult seda otsuste tausta. Ja siis ütleme mina ja Natalja Inno, kes on siis, ütleme, võimlemise taustaga, ja siis meie värske sõudekoondise peatreener Tõnu Hendrikson, et tegelikult kõigil on nagu mingisugune väga selge kompetents ja ka selline isiklik sportlik kogemus, mis selles mõttes kindlasti mängivad ka rolli. Aga seekord oli mõni hääletamine ka või ei olnud? Kindlasti oli, et eks lõpuks see C-kategooria kindlasti tekitab sellist teatavat vaidlust ja selles mõttes, et seekord me võib-olla siis põrkusime natuke sellega, et osad sportlased arvasid, et siis see C-kategooria on automaatselt 8 aastaks, aga nii mitmegi otsuse puhul tegelikult aasta tagasi meie ühtegi otsust selle klausliga ei langetanud ja tegelikult nii mitmed sportlased, kes eelmisel aastal selle said, et siis tegelikult see oli pigem nagu selline tunnustus sellest, et nad osalesid olümpiamängudel ja nad seda kriteeriumit kuidagi ei täitnud, mis on siis see tegelikult see EM top 10, MM 20. Sa ütlesid, et alaliidud tulevad on ju plaanidega. Samas komisjon ju teab, mis on see rahasumma, mis teil üldse käsutuses on. Ehk et küsimus nüüd on see, et kuivõrd mitu korda lõhki küsitakse? Küsitakse kindlasti lõhki ja eks me see aastaga tegelikult ühtepidi olimegi ju, ütleme, väga positiivsed. Me tegelikult, ütleme, siis saime juba siis eelmisel või sellel aastal jagada sellist lisatoetust, mis oli siis ühtepidi selline nimetu, mis tegelikult väga paljude koondiste puhul andis neile sellist väga olulist lisatuge, et oli see siis, ma ei tea, kellelgi võimaldas neil füsiosid kaasata MK-etappidele või siis tõesti kellegi, ütleme siis selle koondise mingisuguse varu mehe või naise, ütleme, ettevalmistust toetada. Et tegelikult see lisaraha on mänginud päris suurt rolli ja tihti on ka see, et kui me vaatame seda, et kui me lööme need nimed nagu lukku, siis tegelikult väga tihti see võib tekitada alaliidus selle olukorra, kus siis neil on sportlane ühtepidi toetuse peal, alaliidul seal nagu väga suurt õigust selle raha kasutamise osas ei ole, aga kui alaliidul on selline teatav, ütleme, rahasumma
ütleme siis terviklikult koondise arendamiseks, ühislaagrite tegemiseks, siis tegelikult see võib olla see, mis annab alaliidule oluliselt suuremat kasu kui see, et mul on üks sportlane, kes siis saab individuaalset toetust, sest teisalt me ei ole nii võimekad, et iga üks saaks teha personaalseid laagreid. Tegelikult me tahaksime, et oleks rohkem sellist konsolideerumist, tehakse asju koos, minnakse suuremate gruppidega. Ja sest, et ei ole mõeldav, et meil on füsiosid niigi vähe ja kui meie kõik tipud treenivad maailma eri nurkades, siis tegelikult on väga tihti see, et kulge, et aga läheme sinna, võtame need teised sportlased ka kaasa, saame sellest laiemat kasu, et tegelikult me tahaks, et sellised treeninggrupid tegelikult oleks väga hea lahendus, on ju. Ja, sest kui ma võtangi enda aegadest, et minu ju suur abimees oli Indrek Tustit, et tegelikult väga vähe oli need kordi, kus keegi üldse tundis huvi, et kulge, et kus te lähete, tuleks ka äkki kaasa. Et tegelikult ootaks rohkem sellist proaktiivsust sportlastelt, et tegelikult need head inimesed, nende aeg on limiteeritud, aga kui minna samadesse kohtadesse, siis tegelikult oma plaane on alati võimalik natuke kohendada. No see tiimitöö, ma arvan praegu Eestis kergejõustikus eriti rääkides, aga Rasmus Mägi või Mägide tiim, kus staarsportlaseks on Rasmus Mägi ja tema vanematest treenerid, et see tegelikult toimib sellise kooslusena, mida tuleks võtta eeskujuks. Jaa, sest et ma arvangi, et Mägide tiim on selles mõttes väga hea näide, et tegelikult eelmisel aastal nad kaasasid siis erinevad teised meie tippsprinterid ühislaagrisse ja sellest laagrist ma arvan, et said kasu väga mitmed teised sportlased, kes otseselt ei ole nende grupis treenivad. Nii et selles mõttes ma arvan, see on väga hea positiivne näide sellest, et kuidas tegelikult konsolideeruda ja kuidas teha ühisasju ja ma arvan, et kui alaliitudel on ka rohkem sellist võimekust selliseid asju toetada, siis tegelikult see kasutegur väga ruttu väljendub ka tulemustes. Läheks korra sinna toetust juurde tagasi ja just sinna C juurde ja võtaks siis ühe näiteks konkreetse näite võib-olla, mis siit paberilt vaadates juba tekitas natuke küsimärke. 7-võistleja Pipilotta Enok versus Marleen Mülla. Mõlemad püstitasid sel aastal Eesti rekordi, mõlemad said esimest kord MM-ile. Nüüd Enok sai C-kategooriat, Mülla langes seal välja. Et nagu, kuidas see otsus võib-olla konkreetselt sündis? Kas see, et Enok tegi põhimõtteliselt ebaõnnestumist tegi just lõpuni ja sai top 20, siis kaalus selle üle, et Mülla oli näiteks 30 seal kuskil keskpaigas? Jaa, kindlasti selles mõttes väga hea tähelepanek, et kindlasti oli üks selline keeruline otsustuse koht, et tegelikult, kui nagu sa ütlesid, mõlemad sportlased tegid enda mõistes tegelikult päris head hooajad. Mõlemad uuendasid isiklikku rekordit. Jah, kindlasti siis Marleeni võib-olla õnnetus oli see, et oleks üks kõrgus tulnud veel MM-il, sest oleks väga selgelt selle kriteeriumile vastanud ja me oleks saanud teda selles mõttes jätkata toetamist. Aga tegelikult väga mitmed sportlased tänasel hetkel, kes ka sealt ütleme toetuse pealt, siis C pealt nagu maha kukuvad, siis tegelikult meil on tehtud ka sellised ikkagi, nagu ma mainisin, et meil on sellist nimetud toetust juba kogemuse või jagatud eelmisel hooajal ja siis tänasel hetkel lihtsalt on see, et kuna me peame need ettepanekud viima siis ka sellise kultuuriministeeriumi ühiskomisjoni ette, siis tegelikult tänasel hetkel me oleme kõikide nende sportlaste puhul, kes siis ka välja langevad, teinud sellised täiendavad ettepanekud, kuidas neid võiks toetada, et kindlasti ükski sportlane selles mõttes räästa või vihma kätte ei jää, et meil on igal juhul nendel olemas ka selline plaan B. Nii et kuna tegemist on, ütleme siis Ameerikas õppiva sportlasega, siis kindlasti tema ettevalmistus sellest kuidagi nagu tegemata ei jää, aga lisatoetus kindlasti ka Marleeni puhul tuleb. No ütleme, et sinna Mülla punti läheb näiteks Ann-Mari Kiivikas ka, kes sprindis siin purustas Eesti rekordeid, samas ta ikkagi nagu maailma tasemest ja peab ikkagi üsna kaugele veel, et seal nagu, kui rangeid piire nagu ei tõmba ka mingis mõttes, siis nagu tahaks ju kõik saada, et seal kuskilt tuleb see joon ilmselt tõmmata vahele. Jaa, meil on olnud ka selles mõttes sellised lisaarutelused, et võib-olla peaks ka erinevatel aladel tegema sellise mingisuguse lisanivoo, et kui me räägime kergejõustikust, ma mainisin Ann-Mari Kiivikas, et võib-olla on see näiteks, ütleme siis, ma ei tea, poolfinaal, me teame, et 200 on 3 poolfinaali. Samas iseenesest, kui vaadata nagu MM-i tulemusi, siis tegelikult poolfinaalis tulemus 22-50 oleks andnud tegelikult koha nagu siis ka finaalis on ju. Et selles mõttes, et kindlasti ja vaadates ka Ann-Mari ja sellist nagu arengut, siis tegelikult see, mida ta on viimasel aastal teinud ja kui see jätkub, siis tegelikult ka tema jaoks ma arvan, et see üldse ei ole nagu mingisugune utoopia, et jõuda sinna 20 hulka ja miks mitte joosta ka näiteks võib-olla finaalis. Aga järgmisel aastal on tulemas Euroopa meistrivõistlused, kus kindlasti ootaks temalt väga tugevat esitust ja meil on olemas ka sisemeistrivõistlused, mis kohati on küll keeruline integreerida, aga kui me võtame näiteks Karl-Erik Nazarovi MM-i 4. koht, siis kui keegi oleks meile 10 aastat tagasi öelnud, et eestlane jookseb MM-il sprindifinaalis, ma arvan, enamus oleks selle peale naernud, aga täna see on nagu reaalsus
ja ma arvan, et mine tea, tuleb ka näiteks võib-olla medal, et sport on täis ootamatusi, nii et siin ei tasu kunagi nagu selles mõttes öelda, et nii on. Viimast veerand tundi niimoodi proovides natuke resümeerida, siis austada kade sinu üle küll ei ole, et sellist, te peate seal tegelikult ju surfama sellistes, kui A ja B kategooria välja, mis on konkreetselt paigas, siis kõik muu on ikkagi selline hinnangud, tunnetused ja siis ka veel on ju kõikvõimalikud, paratamatult ka mingid isiklikud sümpaatiad, mis või tutvused, et selles mõttes, et kellegi asjadega on paremini kursis kui teistega ja siis selle kõige vahel selle kesktee leidmine, et austada ei kadesta. Jah, ega selge see, et ega olles ise pole kunagi kõik on ju. Olles ise nagu kergejõustiku taustaga, siis selge see, et on mul väga kohati raske selles mõttes võib-olla kergejõustiku asju ülemäära kaitsta, sest et ma ei ole sellisel juhul erapooletu. Aga ma ütlen, et selles mõttes, et ikkagi see suur suund, kuhu me täna nagu liigume ja mida me ka eelmise aastal juba rakendasime, on sellised lisatoetused, kuna me ühelt poolt, millest me võime kindlasti ka veel täpsemalt rääkida, on see, et järgmisel aastal ju tegelikult Team Estonia saab olulise rahasüsti, et tänasel hetkel me oleme läbirääkimistes, kuidas neid siis ütleme aluspõhimõtteid kujundada ja kindlasti seal on väga olulisel kohal selles mõttes selline ütleme siis piltlikult öeldes nimetu koondiste raha, mis annaks alaliitudele selles mõttes oluliselt sellise tugevama positsiooni, kuidas nad ikkagi oma parima teadmise juures saaksid oma liikmeid ette valmistada, sest et see igasugune nimetu raha tegelikult paratamatult liigub nagu individuaalset kanalit pidi, aga kui me räägime alaliidu võimekusest, siis tegelikult sellised ühislaagrid, ühised planeerimised tegelikult annavad nagu suuremat efekti. See alaliidu tasand vist ongi koht, mis tegelikult mõnes mõttes ikkagi jätkuvalt vajab Eesti spordis kõige rohkem seda toestamist. Ja kui me vaatame tänasel hetkel, et mis seisus meie alaliidud on, siis siin on EOK väga selge veendumus, et väga paljudki neist selles mõttes on ikkagi sellise toimetuleku väga selgelt piiri peal ja nende selles mõttes võimestamine on väga selgelt ikkagi EOK üks selliseid järgmiseid prioriteete, et kindlasti ka sellest lisarahastusest väga paljuski me liigume selles suunas. Ja võib-olla üks asi, mis me tänasel hetkel oleme siis selles kogu ütleme siis rahastusalustes nagu võib-olla kokku leppinud, on just siis see noorsportlaste treeningtoetuse nimetuks muutmine, et see on väga selgelt see, kus siis me näeme, et alaliidud on ikkagi toonud välja, et selles mõttes need nimelised noorsportlased ei täida seda eesmärki, aga see, et me saame teha ühislaagreid, saame neid lähetada tiitlivõistlustele, et see kõik on tegelikult väga selge kulu. Jah, väga mitmed alaliidud on seda teinud ka siiamaani selles mõttes nendel põhimõtetel ja suur tunnustus, et ma ei tea, siin jalgratas või näiteks, ma ei tea, laskesuusk, et väga head näited. Aga on ka samas rida alaliite, kes selles mõttes, kes ütlevad, et nende käed on seal seotud ja tegelikult nendel mõju nagu sportlastel ei ole. Aga ütleme, et veel ütleme selline mõte, mis kindlasti realiseerub, on see, et me ikkagi loome sellise väga selge Team Estonia noorte tähtede tiimi, mis on ikkagi nimeline toetus ja ma arvan, et selle tänasel hetkel siuke nagu parim näide on siis Annika Moser, kes on ikkagi väga selgelt oma vanuseklassis teinud midagi erakordset ja see on mõeldud sellistele ikkagi kullastele sportlastele. No nii, oleme vist kõik ära rääkinud, Gerd. Kui kõik ei ole ära rääkinud, mis selle teemaga seotud on, sellepärast, et kõike pole võimalik ära rääkida. Aga kokkuvõttes selle tippspordikomisjonis tegelikult te tegutsete ikkagi ju piiratud ressursi tingimustes ja peate seal seest leidma need kõige optimaalsemad valikud oma sisetunnetuse põhjal, mis puudutab eriti neid C-kategooria toetusi ja noorte sportlaste omi, sellepärast, et nagu öeldud, A ja B on konkreetselt paigas. Ja tänasel hetkel eriti, kus meil ütleme siis ühtepidi on teada, et lisarahastus tuleb, siis selge see, et paljuski on nagu ootus see, et kuidas see siis väljendub nagu konkreetselt sportlaste alaliitude näol. Tänasel hetkel need vaidlused veel käivad, aga võib-olla ma toon välja lihtsalt mõned olulised kuupäevad, mis võiksid nagu alaliitudele abiks olla, et tegelikult järgmises siis infotunnis 18. november me räägime ja tutvustame neid siis järgmiseid põhimõtteid. Täitevkomitee, mis toimub 2. detsembril, loodetavasti me kinnitame need ja siis 16. detsember, kus siis toimub esindajate kogu, kinnitame EOK eelarve
ja see on nagu koht, kus me tegelikult saame rääkida konkreetsetest numbritest. Jah, täna me oleme ka arusaamal selles osas, et igal juhul me peame nihkuma varasemaks oma eelarve kinnitamisega, sest kuna kõik alaliidud sõltuvad ikkagi meie sellisest kinnitud eelarvest, siis kõik jääb nende jaoks liiga hiljaks. Et siin on meil väga selge arusaam, et järgmisel aastal on vaja see, ütleme siis, meie eelarve kinnitamine tuua varasemaks. Tead, mis on hea uudis? Teil ei ole praegu valimisi tulemas. Vaata praegu, mis oli kohalike omavalitsuste tasandil oli, et siis, kui on valimised tulemas, siis on vaja kõigile lubada. Te saate praegu rahus tegutseda. Jah, selles mõttes, et kindlasti, et ega me ju saame seda ju see teadmine meil olemas, et raha tuleb juurde ja kindlasti see puudutab nii alaliite kui meie tähesportlasi, et siin keegi kindlasti ei pea nagu kartma, et kas nad jäävad ilma, et kõik seda saavad. Ja ma arvan, et teine oluline asi on see, et täna, kus me nagu ei ole veel nendest põhimõtetes 100% kindel, siis meie roll, ütleme, katusorganisatsioonina on ka tagada selline jalad maas positsioon. Et selge see, et kui põhimõtted on paigas, erinevad rahasummad on ka paigas, siis juba jooksvalt aasta jooksul on võimalik igasuguste lisataotlustele otsa vaadata ja teha juba kaineid otsuseid. Aga täna laskmata karu jagada oleks liiga varajane. No teooria praktikasse pannes see Team Estonia nimekiri ikkagi näitab mingil määral, millises seisus meie suvesport on, et kuidas see pilt sulle tundub kokkuvõttes, et kui me räägime ausalt, siis ilmselt maailmaareenil, ütleme Johannes Erm, paar vehklejat ja Jefimov on medali kandidaadid, et kas see on piisav, kas see rahuldab? No selles mõttes tõesti, kui me vaatame ju ikkagi Los Angeles olümpiale otsa, siis praktika räägib selle eest, et ega selleks, et medal võita, selleks peab need potentsiaalsed medali võitjaid olema ikkagi, ma ütleks vähemalt 10. Ja selge see, et iga potentsiaal ei realiseeru. Et meie eesmärk, ütleme siis tugistruktuurina on ka see, et võimalikult palju sportlasi sellele tasemele, ütleme, aidata. Ja need sportlased, kes sa nimetasid, kindlasti on meie selged, ütleme, sellised kandidaadid, ütleme, et keda siit võib-olla veel välja tuua, kindlasti meie judo on teinud väga suurt arengut. Seal on meil ägedad noored, kes on juba siin tegelikult ka täiskasvanute klassis näidanud tulemusi. Värske siin ka maadluses U23 MM pronks, et tegelikult meie sellised klassikalised alad ikkagi õnneks elavad mitmed täitsa uues hingamises. Nii et tahaks loota, et ikkagi oleme Los Angeleses selles mõttes igal juhul konkurentsis. Palju need medaliteks realiseeruvad, see on lõpuks sportlaste enda teha. Aga selge on see, et kui me läheme sinna ainult ühe medali lootusega, siis see kindlasti ei pruugi realiseeruda. Aitäh, Gerd, et tulid selgitama seda tööd, mida te tippspordikomisjonis teete. Selline oli pressisektori saade täna. Kohtumiseni. Saadet toetab PAF. Pressisektor.